Tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on esmaspäev ja see vlog on peamiselt seotud Eesti Lauluga, aga mul toimub muid asju ka. Ma alustan oma nädalat sellega, et ma lähen proovi. Reedel on siis Empire üks esinemine sellesama show programmiga, mis me nüüd siin viimasel ajal teeme. Aga mina ei esine seal, ma esinen hoopis uue showga. Küll aga teisest koosseisust on mõned täna seal proovis ja minu koosseisust ka. Ehk lihtsalt tehakse selline üldine proov ja ma ikkagi mõtlesin, ma pean minema. Ma alguses mõtlesin, ma ei lähe, sest et nagu ma nagunii reedel esine, aga siis ma tundsin sellist FOMOt, et okei, ei, ma pean minema. Ja peale seda ma käin kaubameest läbi, ostan ühe ilutoote, kulmutoote, lähen ostan ühed lilled, siis lähen Freeflow'sse. Meil on ühe Playboxi hindamine, kollektiivne hindamine, ja me teeme seda, ja siis ma teen kontorit ja õhtul on Showpop. Ja ma arvan, et ma räägin teiega õhtul natukene mingitel teemadel. Kas meil on pool puudu kellelgi? Ei, mina öeldaks, et siis on midagi viga. No nii, kell on 1 öösel. Ma olen jõudnud oma toimetustega ühele poole ja ütlen ausalt, täna oli nii pikk päev, selles mõttes, et mul oli kogu aeg midagi toimus ja nii palju asju toimus täna üleüldse, et ma ei jõudnud isegi tööd teha. Eile öösel toimus siis Super Bowl ja ma alati iga aasta vaatan seda halftime show'd, sest see on minu arust nii äge ja tantsijana on seda eriti äge vaadata. Ja see aasta oli siis Bad Bunny ja ütlen teile täiesti ausalt. Ma ei ole kunagi olnud Bad Bunny mingi fänn. Mul on üks laul laigitud, mis tal on, aga see mulle ka väga nagu ei meeldi tegelikult. Või nagu ma ei tea, kuidagi... Seal on mingi veider vibe, ma ei oska seletada seda. Ma ei tea, miks see mul siiamaani laigitud laulude listis on, sest iga kui see laul hakkab, siis ma olen mingi, okei, see on nii veider laul. Ühesõnaga, ma ei tea. Et nagu ma ei ole otseselt aru saanud, see on lihtsalt my honest opinion, ma ei ole aru saanud Bad Bunny fenomenist. Ma saan aru, et nagu latiina rütmid ja kõik see värk, et nagu see on kahjuks jah minust kuidagi mööda läinud. Which is fine, ei saagi kõik asjad meeldida. Ja see halftime show oli selline, et nagu, kas ma seda uuesti vaatan, ilmselt mitte, aga ta oli lihtsalt tore vaheldus. Küll aga kõik see, mis selle ümber nüüd on üks siis see suurem teema, millest ma tegelikult... Sellest tuleb minu järgmine Maariti jutunurk, sest et see teema on mu peas praegu 24/7. Mu Instagram viskab mulle kõiki neid reelse sellest kogu teemast. Nii et ja, ühesõnaga, ma arvan ja usun, et see valik, et Bad Bunny esines, oli praegust aega arvestades geniaalne. Kogu see probleem, mis on USA-s siis selle ICE teemaga, et nad lihtsalt üritavad immigrante välja ajada sealt, aga tegelikult nad teevad seda väga karmidel viisidel ja no selle kohta on palju poleemikat ju tulnud. Mulle tundub, et see on ka USA jaoks hästi hell teema lihtsalt sellepärast, et nagu isegi kui mingi celebrity võtab sõna sellel teemal, siis kuidagi see, mida ta ütleb kohe nagu teda tehakse maha või nagu ma ei tea, ühesõnaga see on ikka väga delikaatne teema, millele sa pead nagu lähenema väga õigete nurkade alt. See on nii huvitav, et mul tuli ette täna selline reels, kus mingi tšikk oli siis Super Bowlil ja siis ta hoidis käest telefoni, kus käis mingi artisti laul ja siis tal olid kõrvaklapid peas ja siis ta oli mingi This is the real America, et mingi, mis mõttes meie halftime show'l on mingi latino vend, et nagu kus on inglise keel või noh, Ameerika keel, nende keeli, eks ju. Nii, see fakt, et ta isegi ei saa aru, et Ladina-Ameerika on ka Ameerika. Ja ma arvan, et me oleme kõik näinud neid videosi, kus ameeriklastelt küsitakse umbes mingi nimeta 5 Euroopa riiki ja nad ütlevad London. Ja täpselt nii palju nad geograafiat oskavadki, mul on tunne, issand, ma teen praegu neid nii maha. Aga I'm sorry, aga see mulje jääb mul hetkel. Seal on kindlasti väga palju tarki inimesi, no seal on mingid Harvardid ja Yale'id ja mis iganes need ülikoolid on. Ja see, et see Bad Bunny ütles mingi God bless America ja siis loetles ette kõik Ladina-Ameerika riigid või noh, ma ei tea, kas ta kõik loetles, aga et ta loetles järjest, et nagu need on kõik Ameerika. Et väga tugev poliitiline sõnum oli seal taga ja nagu see, et
Ladina-Ameerika artist esineb praegusel ajal, kus toimuvad sellised asjad USA-s, see on päris hea kokkusattumus. Sest minu arust, ma ei tea, millal seda halftime show'd nagu kinnitatakse, et millal see artist kinnitatakse, aga ma olen üpris kindel, et see kinnitati juba ammu. Samas ma ei tea, ma ei ole kindel. Aga USA teemadel me ka jätkame ja see on see üks suur teema, mida ilmselt kõik me oleme juba kuulnud ja näinud, vähemalt ühte mingit videoklippi, pilti, teksti, mida kõike veel seal annab jagada, on siis need Epstein. Mina ei tea, kuidas seda hääldatakse, nagu tahaks eestipäraselt hääldada, aga tema failid siis. Ja let me tell you, ma arvan, et ma ei ole ainuke, kes on sinna auku langenud, et mu Instagrami iga teine, vahepeal ka isegi iga reels on seotud selle teemaga. Ja see, mis infot sealt tuleb, see on jõle, see on nagu õudne, see on nagu uskumatu. Ja ma tegelikult rohkem ei taha selle teemal väga palju rääkida, sellepärast ma tahan selle kõik jätta sinna videosse. Ja ma tahan teha oma researchi veel ja natuke rohkem uurida selle venna kohta. Ja kõik see, et kas ta on ikkagi elus ja ühesõnaga seal on nii palju asju ja pluss nagu ma tahaks tegelikult isegi natuke lugeda neid toimikuid. Ma alguses mõtlesin, ma ei taha neid lugeda, sest nagu need tunduvad nii õudsed. Aga kuna need on siin avalikkusel ilusti saadaval, siis why not? Lihtsalt, mis mind hämmastab ja mis mind eile öösel, kui ma scrollisin, ma niimoodi ärritusin. Palun seletage mulle, kuidas on võimalik, et sa oled põhimõtteliselt peategelane nendes failides. Ja kui su käest küsitakse, nagu reporterid, oligi see, et niisugune video oli, et kus just naisreporterid küsivad, et kas sa oled seotud nende failidega. Lihtsalt küsib, jah, ei küsimus. Siis Trump on mingi why this question? Sa oled nii loll reporter. Kus sa oled? BBC-st või? Okay, BBC on nii mõttetu kanal. Hakkab niimoodi rääkima. Ja see naine on mingi, ei, ma küsisin küsimuse, palun vasta sellele, mille peale ta on mingi, you are so stupid. Nagu get a life, mingi hakkab lihtsalt niimoodi pommitama. Selle asemel, et vastata, sa lihtsalt väldid seda küsimust ja hakkad seda inimest sõimama teda maha tegema. Missugune riigi president üldse sõimab reportereid, et sa oled loll, vaata kust kanalist sa tulete, kõik olete lollid, mõttetu. Excuse me? Ma siiamaani ei suuda uskuda, et on inimesi, kes on uhked, et ta on nende president. Ja see, kui palju ta lükkab tagasi kõike seda ja on mingi, mina ei ole Jeffrey'ga mitte kunagi suhelnud. Mulle meeldisid need kommentaarid seal all, et oli, keegi kirjutas, you are the files, et nagu sina oledki need toimikud. Sinu nimi käib põhimõtteliselt 70% läbi siit. Millest sa räägid, et sa ei tea midagi? President leidis siis ka aega, et kommenteerida Bad Bunny esitust ja öelda, et see on kõige halvem Super Bowli poolaja show. Umbes, et mis mingi Ladina-Ameerika ja ma ei tea, mis ta seal kõike kirjutas. Ja selline on nende president. Aga see teema on lihtsalt nii suur ja lai ja mul on vaja selle jaoks eraldi võtta aega, et teha oma researchi, valida välja, millest ma täpselt räägin, sest seal on nii palju asjaolusi, nii palju detaile, nii palju faile, et nagu neid kõiki analüüsida, see ei olegi võimalik, et jah. Mu lemmik oli see, kui need failid ikkagi hakkasid siis tulema mingi hetk, siis Trump oli kuskil öelnud, et you need to move on, et see failid on juba vana teema. Kuidas me saame edasi liikuda, kui me saame teada, mis tegelikult seal saarekese peal toimus, kuidas tegelikult reaalselt inimesi süüakse ja tapetakse ja ahistatakse ja vägistatakse. Ja midagi nagu need detailid on õudsed ja võt ongi see, et ma ei tea, kui palju ma saan sinna sisse laskuda, sest nagu sa ei arvaks, et inimesed teevad neid asju. Okei, aga tegelikult kell on juba 1 läbi ja on aeg magama minna. Seega räägime juba homme. No tere hommikust, käes on teisipäev.
mu teisipäev pidi algama tegelikult natukene teistmoodi ja ma ei tea, kas see universum lihtsalt naerab mulle näkku. Aga ma sain siis ju lõpuks paika selle, et lähen füsio juurde. Ja kahjuks see jäi täna ära. Ja ongi nüüd see, et nagu just siis, kui mul on see mingi vigastus, millele ma tahan lahendust, millele ma tahan massaaži, kuidagi mul ei õnnestu massaaži saada, mul ei õnnestu füsiot saada, et nagu ma ei tea, mis värk sellega praegu on, et miks universum ei taha, et ma seda jalga nagu parandaks, sest nagu reaalselt pühapäeval see jalg andis niimoodi tunda mul trennis, et nagu eriti raske näiteks konsa trennides, kus ma tahan nagu pointida oma varbaid ja see on valus. Ja that's not normal. Ja ma tahaks nagu juba lahendusi, et nagu mis harjutusi ma teen, kas ma pean midagi vältima, et nagu tahaks mingit suunda, aga nagu ma ainuke suund on praegu ChatGPT. Et nagu ma tahaks nagu tegelikult päriselt keegi vaataks üle ja ütleks, et mis tegelikult on. Ma sain küll homseks ühe massaaži aja, aga siiski nagu selline pidi olema oma algne plaan, aga see jäi ära. Ma olin selle tõttu siis ka kauem kodus ja nüüd ma lähen Free Flow'sse, hakkan mõtlema kavasid, commercialisse ja show-popi ja siis tegelikult meil on veel kritiga üks UV-proov ja õhtu ma lõpetan hoopis sellega, et ma lähen näohooldusesse. Ma pole vist 1,5 kuud käinud, mul on tunne, nii et on aeg. Ma juba näen, et igast poorid on kõik lahti ja igal pool laiali. Nii et jah, selline päevaplaan meil täna. Mul tuli meelde, et ma ei näidanud teile eile, mis ma kaubamaast ostsin. Ma ostsin endale lõpuks ära siis Joico selle Hydra, mis iganes hydrating shampoo. Nii et proovime selle ära. Ja siis ma lõpuks läksin, tegin selle lükke ja ostsin selle Anastasia kulmutoote, sest et reaalselt need on vist ainukesed, kes teevad seda pomade. Ma ei tea, mis eesti keeles on. Nagu kulmu, mitte keel, aga selline nagu kreem või nagu, ma ei tea, miks ma ei saa aru. Ühesõnaga selline. Nii et 30 eurot. aga mul oli vaja seda. Nii et sellised ostud. Ma ei ole üldse teile vloginud mitte midagi, aga ütlen teile ausalt, et 2 päeva on olnud väga dramaatilised ja väga palju on toimunud, aga samas ei ole toimunud sellised asju, mida ma saaksin vlogida või mida oleks huvitav vaadata. Ehk siis täpselt praegu sellised need klipid on, aga ärge muretsege, homsest algavad minu jaoks Eesti lauluproovid, nii et siis saame selle Eesti laulu rollercoasteriga hakata pihta. Küll aga, oh my god, mul tekkis täna näohoolduses. Teate seda rindkääre valu, mis tekib ja siis on nagu sissingetes, see on valus. Kunagi noorena ma mäletan, kui see tekkis, siis oli ka see, et oh my god, I'm having a heart attack, aga tegelikult see käis vist nagu kasvamise juurde. Ja no tegelikult väga tihti on see ikkagi see, et seal on lihtsalt mingi lihas, mis nagu teeb haiget, eks ju, et ei ole kohe mingi heart attack. Aga lihtsalt see on mul siiamaani. Nagu ta on leebem nüüd, aga ikkagi ma tunnen seda. Ja nagu, ta on nii ebamugav. Ma olen siin tervetu ChatGPTiga arutanud, et mis harjutusi ma võiks teha, kas on halb olukord, ei ole, mul ei ole ühtegi seda signi, et oleks nagu mingi heart attack, nii et ja lihtsalt ma tahan, et see üle läheks juba nii ebamugav ja kuidagi terve õhtu lihtsalt ma olen mõelnud sellele, et üritan asju teha, aga see on in the back of my mind. Ma lähen magama ja homme on meil üks väga pikk päev, nii et let's go. Tere hommikust, käes on 3. päev, lotokonapäev. Mul on täna päris nagu selline pisipäev, et mul ei ole ühtegi nagu suurt pausi, vaid mul on lihtsalt kõik asjad järjest. Ma alustan sellest, et ma lähen massaaži. Ma lähen ühe õpilase juurde, kes siis õpibki praegu massaažikoolis. Nii et it's gonna be very interesting. Ja siis ma lähen Free Flow'sse, mul on seal 2 eratundi. Ja siis mul on
korraks küll pisike paus, aga siis ma võib-olla söön ja siis ma pean minema Unibetti, siis seal on see Olli Proov tunnike ja siis tagasi Free Flow'sse, sest ma asendan Simonat. Ja kuna ma enda peas mõtlesin, et okei, kui ma tahan, et see vigastus kiiresti ära läks, ma üritan trenni võimalikult vähe teha, nii et ma sinna Ragasse täna ei lähe trenni. Lihtsalt, et just in case, sest ma ei tea, kus kes mis ja ma ei ole veel füsioga ju näinud, nii et pigem safe than sorry. Nii kõnnime massaaži. Ma sain üle pika ja nii lõõgastavat massaaži. Mul on nagu nii sassu olla. Aga nüüd on vaja trenni anda. Õnneks nagu tegelikult ma üritan jälgida seda, et ma peale massaaži ei teeks nagu super intensiivseid trenne. Seda on väga raske jälgida muidugi. Aga õnneks mul on ainult, tegelikult mida ma valetan, ma olen peale hiilsi, aga mul on 2 erakat, mis ei ole õnneks nii hullud, nii et selles mõttes on hästi. Mu Citybi on siin, aga ma ei saa seda välja. Ma sain lilled ühe neiu käest, kes tuli mulle ära tundi, nii et täna siis klahvide peal. Vana hea. Ja pidata! Paluks kõikide kohtadele lavaga. Kujutate ette, ma ei ostnudki täna lotopileteid. Lihtsalt praegu on nii palju toimunud, nii palju draamat, nii palju infot kõigega seoses, et lihtsalt ma ei händeli praegu ära asju. Aga siin me oleme. Nüüd tahaks ennast kokku võtta ja loodan, et asjad nagu selles mõttes, ma ei taha enam asjade sees olla. Ma kahjuks ei saanud Eesti Laulul väga palju midagi filmida, sest tegelikult proove ei tohi nagu filmida ja kuskile üles panna. Küll aga ma tegin lihtsalt mingeid videosi, tegin ühe TikToki ja siis kui oli proov, siis üks klahvimängija oli puudu ja ma pidin olema ta understudy ja siis olema nii-öelda tema keha. See oli täiega nagu I was feeling, et rock must käib, eks ja siis ma mingi teen nagu, et ma mängin klahvile, eks ju. Väga äge, sain ikkagi seal laval ära käidud. Ilmselt kõige rohkem ma saangi teile näidata laupäeval kõike. Ja, oot. Aga praegu ei saa. Isegi kui see tuleb nagu hiljem see vlog, siis ikkagi neid proovivideosi ei tohiks niimoodi üles panna. Aga ma olen nii drained nendest viimastest paaridest päevadest. It's crazy. Ja on aeg minna magama. Homme on õnneks mul üüber palju rahulikum päev. Aga sellest räägime homme. Ja ma nüüd lähen võtan oma meikasi maha ja let's go to sleep. Kust ma pole jõudnud teiega vlogida. Käes on 4 päev. Lihtsalt nii palju on toimunud, et ma tunnen, et ma olen kuidagi rahutu ja ma ei suuda süveneda praegu millelegi, aga siin ma olen. Ühesõnaga, ma ütlesin Free Flow'sse, täna on siis 4 päev. Mul on täna selles mõttes lebapäev, et mul ei ole ühtegi trenni, aga mul on vaja kavasi mõelda, nii et ma lähen kohe stuudiosse. Saali, hakkan kavasi mõtlema pühapäevaks ja esmaspäevaks ja siis õhtul ma lähen oma sõbrannadega sööma ühte restorani. Vot. Me oleme sellises kohas nagu Vesta. Vot. Võtan siis selle saia ära juba. Sa võtta siis ringsaia. Nii, väiksed update'id. Kell on tegelikult, ma kohe ütlen teile, 00:21. Ma just sain valmis meie stripi video ja hetkeseisuga on tagasiside olnud positiivne. Nii et vaatame, kui ei tule mingi hetk enam midagi, siis mingi hetk ma panen üles. Teie jaoks on see video juba üleval. Kui te vähegi viitsite neid tantsuvusi vaadata, ma loodan, et te viitsite, sest et me näeme palju vaeva nende nimel. Minu arust on väga toredad väljundid õpilastele. Elu on ikka huvitav. Ja ma olen aru saanud, et okei, sa võid anda mingitele asjadele mingi energia, aga kui see juba hakkab sind häirima või nagu see mõjutab juba sinu heaolu, siis ma tunnen, et viimast 4 päeva ma olen olnud
nii tugevas ja halvas energias, aga sellises raskes energias ja ma tahan sellest välja tulla ja selle jaoks ma pean mitte olema mingites asjades sees. Küll, aga me käisime siis seal Vesta, või mis iganes seal nimi oli, seal käisime söömas. Ja nagu ongi see, et mu sõbrannad olid mingi, jagame seda. Nad jagasid reaalselt mingit 5 erinevat sööki, mul on tunne. Vist. Ja nagu, I wish, et ma oleks see inimene. Aga ma olen aru saanud sellest, et tegelikult mina käin väljas söömas sellepärast, et mulle maitseks sööki, mul oleks kõht täis. Ma ei käi otsimas mingeid toiduelamusi, absoluutselt mitte. Ma ei käi proovimas uusi asju. Ma tahan niimoodi, et ma võtan midagi kindla peale, et ma ei oleks mingi Ja nagu ainuke asi, mida sain menüüs süüa, oligi siis steak ja friikartulid. Friikartulid olid banger, by the way. Ma tahaks olla nagu nemad, aga I am not ja ma lihtsalt olen aktseptinud seda. Et see ei olegi minu eesmärk ja sellepärast mul ei ole mõtet ka minna nendesse fancidesse restoranidesse, sest nagu ma raiskaks lihtsalt toitu, sest et ma ei oska hinnata neid toiduelamusi. Vaadake, ma näitan teile, vaadake, kui palju ma juba seda teemant maali olen kokku pannud. Ma olen nii uhke. Vaadake, siit kõik on. Need kaelkirjakud on juba täitsa põhimõtteliselt valmis. Okei, ma nüüd liialdan natukene. Aga praegu ma võtsin järgmise numbri ja see on nagu J-täht ja as you can see, ma ei tea, kas te näete, aga J on põhimõtteliselt kõik need siin. Nii et it's gonna take some time ja siin ka appi. Nii et jah, ma olen praegu 1 värvi peal nii pikalt kinni. Vot, ma teen nüüd oma tänast skincare'i ja lähen magama ja räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on reede ja mina suundun hetkel Free-Flosse. Mul on 3 äratundi. Nende vahepeal on üks väike pausika ka, nii et sellel ajal ma ilmselt mõtlen hip-hopi kava. Ja siis ma tulen ruttu koju, valmistun UV show'ks. Õnneks mul ei ole väga kaugele minna. Ja seekord siis on meil uuem programm, nii et me pole seda ammu teinud. Peangi täna läbi tegema veel igaks juhuks, et kõik oleks. Ja siis ma lähen Unibetti. Seal on siis täna see viimane nagu selline suurem läbimäng ja homsest on siis publikuga juba. Ja ma tahaks paar videot teha oma sotsmeediasse, nii et jah, let's go! Homme on meil sõbrapäev ja meil on siin seosta sellised ümbrikud ja siis teate kingitused. Jätte kingitused, mida? Jätte kirjad ja siis saad mängida bingot. Ma ei tea, kus see kingitused olid, aga no. On saanud nüüd 6. Ma olen ennast valmis saanud. Mul ei ole nii palju asju kaasas, ma tulen omal nagu kaamel. Ja ühesõnaga lähme siis heliteadesse. Ja siis ma pean seal ruttu võtma selle uue meigi maha ja tegema enda meigi ilusa. Niimoodi, et ma läheks see Unibetil vähegi normaalne välja. Ja mul tuli meelde ka see, et täna ma pean oma video lõpuni tegema, et homme läheks üles, et ma ikkagi järgiks oma seda reeglit, et iga nädal läheb video ja soetadavalt sel päeval, mis läks eelmine nädal. Ja siis ma tahan veel pesus käia, siis ma tahan veel fake telli teha. Ühesõnaga, tule ülesse. Ma üldse ei mäleta, kuidas see siin. Me tegime ära pisikeste vipertustega, aga saime tehtud. Võib-olla näete, mis on meie esimene viperus. Särgid läksid valet pidi. Särgid läksid valet pidi. Aga it's okei. Ja mul tuli pea otsast ära. Okei. It's okei. Ma sa ei näinud, vaata, selja taha ei näinud. Ja. Tohutu ülenätamisfestival. 2, 1, let's go. 1. See on täiega hea. Davai, nice. See on juba päris hea. Me pidime veel Antile väga palju. Ja nüüd algas hoopis hea. No nii, ma olen kodus. Ja ega ma täna ka väga ei filminud. Proovide ajal ongi nii keeruline filmida, sest nagu ei saa palju asju filmida. Aga ma tean, et homme ma kavatsen väga palju contenti teha teile, nii et panen piip ja prillid valmis. Aga räägime korra UV-show'st. Kuidas see on üldse võimalik, et ma olen seda bluusi kandnud üle 100 korra, for sure. Ja ma panin selle selga ja ma ei saanud lõpuni, ka mitte lõpuni välja, aga ma ei saanud arugi, et see mul on valepidi seljas. Kuniks ma jõudsin lavale ja ma olin mingi,
kuidagi rinda on juba palju. Et mis värk on ja see oli mul jah alapidi. Siis mul, ma ei tea miks, mul ei ole seda nagu kunagi juhtunud, aga nüüd mulle meenub, et viimane UV show oli samamoodi jama sellega, et tavaliselt ma olen oma jalanusi saanud mega kergesti jalga, nagu lihtsalt lähevad ja ups. Aga mul olid need paelad nii tugevasti kinni, et mul ei läinud üks jalg, ja sa pidin veel paelad lahti tegema, siis kinni panema, siis jala sisse ühesõnaga. Ja see võttis mind nii palju aega, et ma nagu vaeva jõudsin sinna Wild Dancers tantsu sisse. Õnneks jõudsime, aga siis ajas mul mingid asjad sassi. Ühesõnaga, tegelikult üldpildis läks kõik hästi, lihtsalt nagu mingid errorid olid meil, mis nagu ei ole kunagi nagu läinud niimoodi. Ja, aga võt ongi see, et tahaks seda programmi rohkem teha, et saaks harjuda kõikide vahetustega, siis üldse kavaga ja nii. Aga ongi jah see, et seda on raske teha, kuna see show nõuab mingeid asju, mida igal pool ei saa teha, näiteks lava. Või nagu, mitte lava, aga nagu suurust. Et näiteks meil on selles show's siis saltomehed ja nemad peavad kohe kindlasti mahtuma tegema trikke. Kui nad ei mahu, siis seda show'd ei saa teha. Aga ma nägin nüüdseks nägin kõik Eesti Laulu need finalistide lavashod ära ja minu arust mõnel oli ikka nagu nii bängerse, nagu nii hästi välja mõeldud. Et tõesti, wow. Ma jään siin oma videot lõpuni monteerima, lähen pessu, teen fake tanni ja siis on homme see suur päev käes ja ma veel vaatan, kuidas see homne päev välja näeb. Ma lähen sinna siis selleks nii-öelda prooviks publikuga, mis on siis nii-öelda peaproov ja siis tegelikult seal on vahel mingi 3 tundi. Peab mõtlema veits, kas minna vahepeal koju või siis jääda kuidagi kuskile sinna, ma ei tea, minna shoppama, I don't know. Mõtleme selle välja homme, aga seniks ma lähen nüüd magama. Räägime homme! Tere hommikust, käes on Eesti Laulu finaalipäev ja mina suundun hetkel auto peale, et siis sõita Unibetti ja ma kavatsen ikkagi täna teha oma peamise filmise päeva, nii et lähme vaatame, mis seal siis toimub. Ja noh, obviously te teate, kelle poolt ma olen. Nii et parem oleks, et Olli täna võidab. Aga let's see! Ma kasutan täna oma kaamerat. Me vlogime. Me liigume siis alla. Yeah! Oh, Laura! Slay! Correct! Nii, võtame juba vahukat. Teame küll, kes võidab. Eks ole? Parem oleks. Tere, vabandust, kas autogrammi saab? Joo, ikka. Aga numbrit saab ka või? Joo. Ole. Nice, thanks! Võid tulla? Kuule, muideks, ma kuulan Oli Sleivi. See on suurepärane, nii aitäh. Kuule, jõudu! Well, hello, neiud, noorkesed, kuidas meil täna läheb? Fantastiliselt. Fantastiliselt, nii, mis me siin Eesti Laulul täna teeme? Täna tulime tantsima. Tantsima, kellele te tantsite? Neid on palju. Sest see on vlog, see tuleb Võib, okei, siis no üks on Anne Vesk. Anne Veski, kuulsite diiva, nii teine? Elina, aga mitte mina. Elina Born. Born, kuulsite jah? Ja kumb number rohkem meeldib? Ma ei saa niimoodi öelda. Terve Eesti kuulab, ma ei hakka Kuidas sa valid oma 2 lemmiklapse vahel? Ikka valid, üks on alati parem. Nii et kas ma näen espresso või siis, kuidas Elina uus laulu nimi on? Kodujuust. Kodujuust vist ei ole, aga kas on olnud pingeline siiamaani?
no tegelikult ikkagi on. Kas te tahaksite pigem võistelda või olla ikkagi nagu nende vaheaktidega? Tead, ma kujutan ette, et praegu isegi esinedes on päris suur pinge, et siis kujutada ette, et võistelda. See võib olla ikka next level tegelikult. Aus, nõustun. Ega enne ei tea, kui ei ole ära proovinud, on ju. Et kumba eelistad? Sina oled proovinud? Mina olen mõlemad proovinud, teinud. Võistada on ikkagi natukene hirmsam. Hirmus, jah. Et siis nagu inimesed hääletavad su poolt, on ju. Jah. Aga kui sa teed sükest vaheakti, on ju, siis on pigem nagu entertainment for people. Et ma arvan, et see võistluse asi on nagu põnevam mõnes mõttes. Endal ka närvid laes, on ju. Vahet ei ole, mis tulemus tuleb. Aga siin... Teeme, et nagu see aasta esineme ja järgmine aasta võistleme. Jah, nii, oota, aga kes oleks sinu dream artist, kellega siin Eestis, Eesti Laulul osaleda, tantsida? Kõik käivad siin peas niimoodi praegu. Ei ole ühte sellist kindlat, ma ütleks võib-olla kas Elina või Keter? Jah, see on sul väga hea vastus. Nõustud, jah? Nagu tahaks kedagi, kellega saab nagu kõvasti tantsida. Nagu siuke heavy dance break nagu. Jah, see aasta on meil ainult Keter, kellel on rohkem tantsaid. Uljana on ka. Nii et 2 numbrit. Et see aasta on kuidagi vähe, aga samas palju vaheakte, kus on tantsad. Ma olen püüdnud järgmise laulja. Laul-tantsija. Reene. Nonii. Kes ei tea, Reene on ka Eesti Laulul esinenud ja võistelnud. Kas mäletad, kellega see tuleb? Ja see oli aasta 2020 Grooviga. Siis olid meil poolfinaal ka Tartus. Ja see oli see aeg, nii et jaa, Grooviga tegime trikke. Kas see on ainuke kogemus nagu artist, nagu võistlejaga? Ei, kusjuures mitte. Ma nüüd aastat ei mäleta, aga ma samal aastal tegin ka Stefaniga kaasa. Liigutasin asju, mis just siis nagu lava peal. Ja ka Lauraga olin taustatiimis. Nii et on neid kogemusi tundnud küll erinevaid. Ja mis sa see aasta teed? Ma olen siis Keteriani taustal, ehk siis ekraanil näeb mind. Ja Roomi Emilia vaheakti teen ka, nii et neid on väga palju, aga lavalt leiab mind. Ma nägin ka. Ma arvan, et teid on mingi 100. No kuskil ja natuke rohkem siin kui 100. DJ tegi Friteka. Anne Veske võiks minna minu arust sinna. Eurokla. Why not? Vaadake. Ma olen Eesti Laulul. Edasid sulle ka sellega? Nice. Aitäh teile. Tule sina. Ja oota. Ma tean, et te kõik tahad tulla. Ossa, pühad aja. Teine superfinalist on Olli! Head uut aastat! Nii, vaadake, kelle ma ka siit püüdsin. See on meie enda Kati. Kellega sa täna võistled? Minimal Windi ja Antiga. Oh yeah! Ja mitmes kord see on sul Eesti Laulul? 3. kord. Võistlusel 2, aga 1 korra on esinenud ka. Ma arvan, et koos sinuga isegi. Mida? Tea võib-olla. Oota, mida? Miks? Mis vist avanumbris kunagi.
oota, mis sa tegid? Oota, ma pean seda nüüd üle vaatama. Oh my god, okei. Äftekale tuled või? Tšau! Seekord läheb meil paremini seal. Need on meie omavahelised saladused. Nendest me ei räägi. Paremini. Küll. Tere hommikust. Käes on pühapäev ja mul on täna trennide päev. Aga obviously me peame rääkima eilsest. No ilmselgelt minu hääletoonist on aru saada, et ma olen pettunud. See on tegelikult päris valus. Ja ma isegi ei olnud nagu laval, ma ei olnud laulja, ma ei olnud tantsija, ma ei olnud pillimängija, ma ei olnud lavashow tegija. Ma olin lihtsalt see, kes tegi paar TikTok'i ja mul oli valus. Ma lihtsalt ei kujuta, et sa saad 2 korda, saad teise koha, eks see näitab, et sa oled juba nii lähedal ja siis sa tuled ja sa saad nüüd 3. koha, kui sulle ennustatakse võitu. See on nagu nii valus. Ja ma läksin seda hetke filmima, kus olid need viimased 3. Ma hakkasin seda filmi, kui announce iti 3. ja ma olen mingi, oota, miks ma seda filmin, et nagunii ma tahan filmida seda, kuidas nad võidavad, mitte seda, et kes saab 3. koha. Ja ma panin kaamera täpselt selle hetke kinni. Ma olen šokis. Miks mul ongi nii kahju, ongi see, et nagu, kui ma tean, et inimesed, kes on palju vaevanud, kes päriselt väärivad võitu, seda ei saa. Ja nagu see on üldse ka in life, nagu kui sa proovid nii palju, siis nagu kui raske on tulla siit veel tagasi öelda, aga ma tulen nüüd 4. korda proovima, et nagu okei, Olli on tegelikult proovinud rohkem. Ma lihtsalt tahaksin teada, mis siis nagu puudu on või nagu what else can he do? Ma olin nii kindel, et tuleb ära. Ma olin nii kindel selles. Ja ma ei ütle seda üldse selles mõttes, et ma olin seal tiimis, vaid sellepärast, et mulle päriselt tundus, et nagu ta sobiks Eurolavale. I'm an expert, okay? I know my Eurovision. Call me crazy, aga see hetk, kus ta nimetati 3. ma tundsin saalis sellist rasket, rusuvat energiat, sest kõik olid šokis. Ma pole ammu olnud nii pettunud. Aga kui me räägime üleüldse eilsest, siis ma jätkuvalt saan kinnitust sellele faktile, et vahepeal võib mõni laul minna lavashowga väga pingeks ja ägedaks. Ja näiteks üks lavashow, millega oli täpselt nii, et ma tulin koju ja ma olin mingi, ma tahaks seda uuesti näha. Ja ma olin seal koha peal, ma olin mingi, ma tahan seda uuesti näha. Oli see Stigi ja Victori see kauboide laul. See lavashow oli nii haige, või nagu nii hästi tehtud. Ma lihtsalt nagu, ma hakanud aru saama, et ma oskan juba vaadata ja aru saada, mis on äge, nagu sellises reaalselt nagu lavastuslikus mõttes, et ma lihtsalt ei mõtle, et vau, see on tore, vaid ma mõtlen mingi, nad on teinud selle nii, tema käis veel nii, nagu et ma mõtlen reaalselt nagu mingitele kateplaanidele, nagu mis kaadr, kus on. Ja ma olen mingi, ma arvan, mulle sobiks see, sest et nagu, kui ma näiteks vaatasin mingit laulust, ma oleks mingi, ma läksin võib-olla teise kaadri teinud, siis ma olen mingi, what are you talking about? Nii et eile ma sain aru sellest, et obviously ma tahan iga aasta kuidagi olla seotud, aga ma arvan, et ma tahaks niimoodi, et minu Eesti Laulu selline nagu CV võiks olla selline. Üks asi on juba tehtud, ma olen, või tähendab 2 asja tehtud. Ma olen lihtsalt nagu olnud, ma ei tea, avaäkt, vaheäkt, siis teine asi, ma olen olnud võistlejaga. Nüüd 3. tahaks olla finaalis. Isegi vaata kunagi oli poolfinaalid, eks ju, et siis oli see, et sa tegid selle poolfinaali läbi ja siis sa alles said teada. Nüüd ongi ainult see, et on ainult finaal, eks ju. Aga siiski ma tahaks olla finaalis. Ma tahaks kogeda võitu. Siis ma tahaks lavastada midagi nagu, see võib ollagi avaäkt, show-äkt, mida? Vaheäkt, mis iganes. Ma tahaksin olla mõne artisti show nagu lavastaja, et nagu panna paika, mis kus kes. Obviously, ma tahaks olla koreograaf, mul on nii palju neid check pointe siin või nagu, et mida ma tahaksin teha. Ja ma arvan, et see pole üldse võimatu. Aga ei ole midagi, jälle 1 aastake tehtud. Varsti on tulemas mul lemmik aastaaeg, kevad. On vaikselt lähenemas Eurovisioon. Ma kavatsen jälle see aasta teha selle Eurovisioni video. Mina hetkel valmistun siis oma trennideks. Eile oli sõbrapäev. Ja ma kirjutasin oma mõlemasse gruppi, et äkki võiks midagi
roosat või punast täna selga panna. Lihtsalt for fun. Ja ma ilmselt õhtul korra jään stuudiosse natuke kauemaks, mõtlen oma homset show'i kava. Nii et ma jään nüüd siin rahulikult meiki tegema ja näeme juba trennis. Tere õhtust! Kell on juba varsti saamas 1. Mina hakkan endale skincare'i tegema, näomaski täpsemalt. Küll aga ma pean mainima, et see nädal oli nii hullumeelne ja nii vaimselt kurnav, et ma juba ei jõua ära oodata, millal algab esmaspäev, et saaksin uuesti öelda uus nädal, uued algused, uus energia, sest mina võtan igat esmaspäeva kui reseti, et see üks nädal on möödas, pühapäeva õhtul rutiin, et hommikul on reset ja uus nädal algab. Ja nüüd, kui me kõik mõtleks nii, siis esmaspäevad oleksid palju toredamad. No minu jaoks either way, esmaspäev on nagu tavaline päev, ehk siis mul ei ole seda mingi esmaspäeva hommikul tööle, õnneks. Mis on tore selle nädala puhul või noh, millest ma sain täna aru, mul on olnud ju siin see põllevalu ja seda täna ei olnud. Ma ei tundnud seda kordagi. Meil olid igast veelitsed asjad ja mul tekkis see valu tihtipeale siis, kui midagi nagu, kui ma jalga pointisin, et nagu varbat sirutsin välja, siis tekkis see valu. Ja tänast ei olnud. Küll aga ma olen teisipäeval füsio, eks ma lasen tal ikkagi üle vaadata, et näha, mis toimub. Aga siiski, mulle tundub, et see ei ole ikkagi midagi väga hullu. Thank God. Küll aga, mis mul täna hommikul tekkis, mis mul on siiamaani natuke, on see, et kui ma ärkasin, tõusin püsti ja hakkasin kõndima, ma olin mingi vasaku jala, vasakpoolne jala tald oleks nagu surnud. Aga nagu kui ma katsun, siis ma tunnen seda või nagu, et ma tunnen seda, if that makes sense. Aga nagu selle peale toetades ma tunnen, et see on nagu ääres, oleks õige tunne nagu see jalg oleks surnud. Ja mis ma guugeldades välja sain mõelda, on see, et mingite kitsaste jalanõude kandmisest. Ja no ma kandsin neile terve päeva neid kontsi. Nii et see võib-olla make sense'i küll, aga ma olen nii palju kandnud kontsi mingi päevad läbi. Ja kunagi pole sellest juhtunud, nii et meie. Loodavad see läheb üle. Ühesõnaga see Eesti Laulu teema lõpuks. Ma tahaks öelda nii palju, et õhtuseisuga on juba parem olla. Ma tundsin ikkagi päeval, et see natuke see kogu energia masendas mind või mis iganes see sõna on. Aga ma olen sellest üle saanud. Ja ma usun, et iga asi juhtub omal ajal. Ja mis ma nägin ühte kommentaari näiteks nööpi kohta, nagu ma olen sellega 100% nõus, sest et tõesti, mina arvan, et nööp sobib väga hästi Eurovisionile. Ma arvan, et see laul ei olnud see, millega ta peaks Eurovisionile minema. If it makes sense. Et nagu ma usun, et tal tuleb mõni veel parem laul, mis on päriselt nagu see, et nagu see laul võiks minna Eurovisionile. Nii et see ei olnud lihtsalt tema aeg. Ja ma loodaks sama Olliga, kuigi mulle väga meeldis Olli lugu. Mitte sellepärast ma olin tiimis, vaid päriselt mulle meeldis seda. Ma arvan, et on aeg see vlog kokku võtta. Ja jätkuvalt tänad teid, et te vaatate. Ja te jätkuvalt tulete mulle ükskõik kus ütlema ilusaid asju. Eile ka Eesti Laulul tuli üks tüdruk ütles, et sa oled nii ilus. Et nagu nii tore. Nagu reaalselt ma nii hindan neid asju. Aga vahepeal mul on küll tunne, et mingi, aga mulle tundub, et keegi enam ei vaata. Siis ikka te tulete ja ütlete neid asju. Mul on mingi, ikka vaatavad, kõik on hästi. Aga järgmise videoga on nüüd nii, et päris palju huvitavaid asju toimub. Näiteks, me kavatseme Kriti ja Simonaga teha vision board'e. Me tegelikult pidime seda tegema detsembri lõpus, aga siis ma jäin haigeks. Ja siis jaanuar oli veel kõigil nii crazy kuus, sinna me ei jõudnud sellega tegeleda. Ja siis me lõpuks leppisime kokku 16. veebruaris homme, aga siis ikkagi mingid plaanid muutused ja nüüd me planeerisime, et me teeme seda ilmselt vist kolmapäeva õhtul. See on siis see päev, kus ma seda vlogiga alustan. Ja kus see idee tuli, mitte et see oleks originaalne idee või mitte et see idee ei oleks nagu tavapärane jaanuari või veebruarikuu puhul, siis Simona saatis ühe mingi video, kus oli, et iga kuu on mingi tegevus sõbrannadega. Ja oligi siis see, et jaanuaris oli vision board'ide tegemine, siis veebruaris on Galentine's, ehk siis nagu Valentine, aga Galentine, ehk siis sõbrannadega mingi roosa, kõik mull. Aga kuna me oleme juba veebruaris, siis tegelikult võiks need kaks asja ühendada. Nii et eks näis, kuidas me selle ära lahendame.
ja ma tahaks täiega teha seda, et iga kuu on meil mingi asi. Ja tegelikult teine asi, mida me oleme nüüd siin teinud ja minu arust see on nii tore. Me iga pühapäev saadame pilte oma nädalast. Isegi kui me puutume väga tihti kokku, siis ikkagi on palju hetki, mida me ei näe, ei tea. Ja nii tore on vaadata, millega kõik tegelevad. Kui sa oled mõelnud, kuidas olla oma sõbrannadega veel close'im või noh, kui oled näiteks kaugel, siis minu arust see piltide saatmine iga pühapäeva õhtu on nii tore. Siis, mis nüüd juhtub, ja ma ei tea, miks me seda seal 2016. aasta videos ei rääkinud, on siis see, et ma osalen taas moeshow'l modellina. Ja see viimati juhtus täpselt 10 aastat tagasi, kui Marleen tegi Tüügis oma kollektsiooni ja ma seal kõndis. Ja see oli minu esimene ja viimane kord. Ja nüüd siis on järgmine, nüüd see, mis tuleb. Ja naljakas on mõelda, et Marleen tegi tegelikult ju eile siis Elina Bornile seda stiilistikat ja tantsijatele ka. Et vaata, kuhu elu jõuab omadega. Nii et very proud. Ja mul tuleb üks Empire Show. Üks väga suur asi, mida ma olen nii pikalt juba oodanud. Ma lähen järgmine nädalavahetus Select Dance Eventile. Kusjuures see Selecti tantsulaagri vlog oli üllatavalt populaarne. Ma ei tea, mis ma seal teistmoodi tegin, aga ma lähen nüüd siis uuesti aga sellisele talve variandile, mis on ainult 2 päeva, aga siiski ma olen väga elevil ja tahaks juba treenida. Eelmine aasta oli selline 1-päevane asi lihtsalt ja seal käis üks naine Mille Lund. Ma nüüd ei tea, kas ma ütlen ta nime õigesti, aga ta tuleb uuesti. Ja ma mäletan, eelmine aasta ma olin mingi, see on võimatu. Ma ei ole kunagi nii raskel workshopi käinud. Ja ta tuleb uuesti, nii et. Ja siis tuleb üks mees, kes pidi suvel tulema, aga ta ei tulnud ikkagi. Ja siis oli veel 2 treenerit. Need toimuvad järgmine nädalavahetus, laupäev pühapäev. Ehk siis mu trennid jäävad ära. Ja ma lähen treenima ennast. Mis on tegelikult nii tore, sest nagu vahepeal ikka jooksed ummikusse endaga või nagu tahaks ise ka kuidagi paremaks saada. Et see on väga hea võimalus. Ma hakkan nüüd oma näomaski tegema. Teile soovime ilusat päeva, hommikut, õhtut, millal iganes te seda vaatate. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!